Kas jaapanlased päriselt ka jõuludeks söövad Kentuckit? Räägiks täna natuke sellest, kuidas jaapanlased jõule tähistavad. Nendel ei ole niimoodi nagu meile eestlastel, et sellel oleks mingi sügavam kultuuriline taust, kuid samas Jaapani jõulud on ka ikkagi omamoodi asi. Võib öelda, et jaapanlastel on 3 erinevat viisi, kuidas jõule tähistada. Jõulud on pigem püha paaride jaoks. Minnakse koos oma kaaslasega kuhugi restorani, süüakse mitmekäigulist õhtusööki, et see on nagu pigem siuke date night. Teine viis, kuidas jaapanlased jõule tähistavad, on Kentucky. Oli see vist 70-ndatel või 80-ndatel oli nendel väga edukas turunduskampaania, et jõuludeks Kentucky kana. Sealt siis see sai ka alguse, mistõttu nüüd on niimoodi, et kui sa jõuludeks tahad kana süüa, täpsemalt Kentucky kana, siis sa pead seda kuskil 6 aega ette broneerima ja siis jõulude aegu teatud kuupäeval lähed sa kohale ja saad oma kana kätte. Tegelikult samal ajal ka kõik muud kohad müüvad kana. Ei pea ilmtingimata Kentucky olema, aga lihtsalt süüakse kana. 3. viis on see, et kui näiteks peres on väiksed lapsed, siis lastele tuleb jõuluvana, toob kingitused. See ei ole nendel nagu nii sügavalt kultuuris sees nagu eestlastel. Mida siis aga jaapanlased tähistavad? Nende jaoks on palju tähtsam aastavahetus, mis on siis juba pigem siuke sündmus nagu meil eestlastel jõulud, et sa lähed oma pere juurde, paljud sõidavad tagasi oma kodulinna, saavad oma sugulastega kokku, süüakse hästi palju pigem siukest traditsioonilist toitu. On juba kindlad toidud, mida aastavahetusel süüakse. Aastavahetus on pigem nagu jaapanlastel rohkem sellise tähtsusega nagu meil eestlastel jõulud. Ja see on kõik. Kas sa tahaksid jõule tähistada nii, nagu jaapanlased tähistavad?